Pallid, nukud, klotsid, autod, lõbusad ja vahvad tutta asjad. Tere! Minu nimi on Tuta ja see on minu sõber Rebane. Ja praegu me oleme teel bussi peale, mis tuleb täpselt 3 minuti pärast. Oi, Rebane, meil on väga kiire. Väga kiire. Oi, punane tuli. Punase tulega ei tohi üle tee minna isegi siis, kui on väga kiire, eks ole? Jah, näe, ongi roheline. Kõigepealt vaatame ikkagi vasakule ja paremale korras. Nii, võime minna. Nii, ja see ongi peatus, kus me ootame bussi. Kui buss kohale jõuab, siis me ronime peale ja sõidame. Eks ole? Rebane tahab teada, et kuidas ma tean, et just see on bussipeatus. Kuidas ma tean, et ma ootan bussi õiges kohas? Kas sina tunned ära bussipeatuse? No, bussipeatuses on tavaliselt pink. Et saaks jalgu puhata või kotti toetada. Ja mõnikord on peatusel isegi seinad ja katus, mis kaitsevad meid vihma ja tuule eest. Aga kõige tähtsam peatuse juures on see seal, peatuse märk. Kui sa seda märki näed, siis võid julgelt bussi oodata, sest sa oled õiges kohas. Rebane arvab, et me ootame musta bussi, sest peatuse märgi peal on musta värvi buss. Ei, Rebane, päris nii see ei ole. Aga väga oluline on teada bussi numbrit. See on kirjutatud bussile siia, just kui otsa ette. Ja see number näitab seda liini, mida mööda buss sõidab ja seda on väga oluline teada. Kus meie buss siis on? See peaks juba ammu siin olema. Teate, aga senikaua, kuni me ootame, me võime mängida ühte toredat mängu. Transpordivahendite mäng. See käib niimoodi, et me peame vaatama tänavale ja tundma ära võimalikult palju erinevaid transpordivahendeid. Jah? Proovime. Näete, seal on ratas. Ratas sõidab 2 ratta peal ja sellel ei ole mootorit. Sest mootoriks on inimene ise, kes väntab. Ja näete, seal on mootorratas. Mootorratas on ka 2 rattaga, aga sellel on ka mootor. Ja vaadake, seal on elektritõukeratas. Näete, seal on veoauto. Veoauto ei vea inimesi, vaid koormaid ja sellepärast on neil väga tugevad mootorid. Ja vaadake, seal on kämpinguauto, see on justkui kodu, mis on ratastel. Näete, takso. Takso tunneb ära selle järgi, et takso katusel on silt, kuhu peale on kirjutatud takso. Ja vaadake, see on tramm. Ei, Rebane, see ei ole buss. See on tramm. Kas sina tead, mis on bussi ja trammi erinevus? No, buss on justkui nagu pikk auto, mis sõidab ratastel, aga tramm sõidab mööda rööpaid ja sellel on katuse peal sellised pikad antennid, mille kaudu ta saab sõitmiseks elektrit. Mulle meeldivad kõik transpordivahendid, aga täna meie Rebasega sõidame bussiga, sest buss viib meid just sinna, kus meil on tarvis. No huvitav, kus meie buss siis on? Ta peaks juba siin olema. Äkki meie buss on ummikus. Kas sina tead, mis asi on liiklusummik? No liiklusummik tekib siis, kui linnas on liiga palju transpordivahendeid. Või siis, kui mõnel autol on näiteks rehv katki ja teised autod ei saa temast mööda, siis tekib liiklusummik. Tead? Aga seni, kuni me ootame, kas me laulame ühe laulu
transpordivahenditest, jah? Jaa, laulame. Pikas killavooris hädakisad teevad kooris. Ühel autol auk on kummis, tema taga liiklusummik. Päike tossu sisse matub, piip ja piip teeb uhke džiip. Kella lastes möödub rattur, nii et taga suitsutriip. Kus küll minu buss end peidab? Auto meres ääretus. Näe seal kauguses ta seilab. Suur kui vaal ja õige kuss. Kus küll minu buss end peidab? Auto meres ääretus. Näe seal kauguses ta seilab. Suur kui vaal ja õige kuss. Takso kohe annaks minna, enam oodata ei taha. Reisijal on kiire sinna, kus on väga palju teha. Alles siis, kui päike loojub, iga auto koju saabub. Hoovis või garaaži all magavad nad nohinal. Kus küll minu buss end peidab? Auto meres ääretus. Näe seal kauguses ta seilab. Suur kui vaal ja õige kuss. Kus küll minu buss end peidab? Auto meres ääretus. Näe seal kauguses ta seilab. Suur kui vaal ja õige kuss. Näete, ja see ongi minu buss number 3. 1, 2, 3. Mulle tundub, et see sai liiklusummikust välja. Nii, Rebane, kas lähme peale? Lähme! La 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 la